Nii nagu kunagi treener mulle ütles, ei lase enne lõppu lõdvaks. Nii et katsume selle lõpusirge ka veel hoogsalt läbida, sest meil on kuulata veel üks huvitav ettekanne, mis puudutab vägagi palju neid teemasid, mida tänase päeva jooksul on erinevate nurkade alt kombatud. Ja lisaks päeva lõpus siis ka arutelu, kas me leiame ühiseid seisukohti, ühiseid mõtteid, kuidas täna siit edasi minna. Aga nüüd lähme edasi. Justiits- ja Digiministeerium, õiguspoliitika. Palun. Aitäh. Nii, tere pärastlõunast aega. Mina räägiksin täna teile kahel teemal. Need teemad on sellised, millega me puutume riigis iga päev kokku ja aina tihedamalt puutume kokku. Ühelt poolt puudutavad need teabe avalikkust ja selle pingevälju privaatsuse ja julgeolekuga. Ja teiselt poolt vaataksin ka omalt poolt korra sisse teemadesse, mis puudutavad generatiivset tehisaru ja autoriõigust. Eelkõnelejad nendel teemadel küll siin juba ka peatusid, aga annan endast parima, et nende mõtteid mitte korrata ja võib-olla mul on ka midagi juurde öelda. Aga alustame siis teabe avalikkuse küsimustega. Et võib-olla veidi siis nagu vastuoluliselt, et ütlen, et räägin teabe avalikkusest, aga esimene slaid ütleb AK teave. Asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teave. Ütlen kohe ära, et ma ei kavatse rääkida teemal, mis alati kütab kirgi ja tekitab tuliseid vaidlusi, kas on liiga palju neid AK aluseid või on neid liiga vähe ja kas riik liiga palju kuritarvitab neid või mitte. Ma peatuksin seoses selle küsimusega hoopis teisel nüansil. Nimelt on suhteliselt levinud arusaam, et kui riik või siis ka omavalitsus on juba dokumendile selle AK templi peale pannud, et siis on see automaatselt kinnine, seda enam kätte ei saa. Tegelikult see nii lihtne ei ole ja ei peagi olema. Et AK teave on mõeldud kinni olema ikkagi piiratud aja, mitte lõplikult, ja enamasti ei ole mõeldud, et kogu see teave peaks olema piiratud ligipääsuga, vaid ainult mingi osa sellest. Miks siis see kõik ülejäänud osa ei ole kõigile, avalikkusele ja ka meediale kohe kättesaadav? Probleem on sageli tihti hoopis tehniline. Nimelt ei ole meil riigil praegu sellist võimekust, et me saaksime kohe avalikustada oma dokumendid teabe nii-öelda triibutatult. Praegu eeldab see siiski käsitööd, kui keegi küsib, siis on võimalik need delikaatsed kohad kinni katta. Et siis seda osa, mis päriselt siis kahjustaks mingit kaitstavat hüve, et seda siis kätte ei saaks. Aga eesmärk ja suund on meil arusaadav ja tegelikult ka tehnoloogia arenedes me siin liigume kogu aeg riigi poolt selle suunas, et mingi hetk me ka tõepoolest saame kohe rohkem teavet avalikustada ja see nii-öelda ka triibutamise võimalus võiks tekkida. Ehk siis avalikustada nii palju kui võimalik ja teavet kinni hoida nii vähe kui vaja. Ja nüüd võib-olla kõige olulisem teema, mis puudutab just ka siis meediat ja avalikkust, et millest ma alustasin, see ei ole automaatne ja lõplik, kui ka selle AK on peal. Et seda võib alati küsida ja tuleb küsida, eriti kui mõelda ajakirjanduse peale. Ja siin on nüüd küll võib-olla natuke sisekaemuse koht, aga ei riik ega omavalitsus ei saa võtta ka sellist mugavuspositsiooni, et kui näiteks ajakirjanik meie käest seda teavet küsib, et siis me ütleme lihtsalt automaatselt ilma mõtlemata jah või ei. Tegelikult see printsiip ja ka praktika peaks olema selline, et kui keegi küsib seda teavet, siis me peame iga kord hindama, kas konkreetsel juhul siis see avalik huvi, millest ka siin Aleksei rääkis, kas see avalik huvi konkreetsel juhul kaalub üles selle, et algselt me oleme selle teabe mingil põhjusel kinni katnud. Ja ei saa üldsegi välistada, et see avalik huvi võib sellel ajahetkel, kui seda küsitakse, olla niivõrd suur, et võib-olla tuleks kogu see dokument välja anda. Ja selles mõttes on ajakirjandusel ja meedial siin väga tänuväärt roll olla see avaliku huvi radar
küsida ja ükskõik, kas see on ebamugav riigile või mitte, riik peab seda igakordselt hindama ja ütlema, et tõepoolest, õige küsimus. Et kui see aitab tuua välja mingit ühiskondlikku probleemi või on muul viisil ühiskonnale oluline, siis tulebki võib-olla tõdeda, et avalik huvi kaalub üles selle algse piirangu põhjuse. Nii et see ei ole must-valge tempel ja ei tohiks seda olla, vaid peaks olema igakordne otsustusprotsess. Edasi liikudes teise teema juurde. Meedia versus üldsus. Mida ma selle all mõtlen? Et on üks asi, kui info tehakse kättesaadavaks ajakirjandusele, aga sellel võib olla hoopis teistsugune mõju, kui sama info tehakse kättesaadavaks kõigile, kogu ühiskonnale, avalikkusele. Ja seetõttu ma tahaksingi eristada siin nii-öelda seda igaüht meist versus siis ajakirjandus. Et ajakirjandus ei ole pelgalt selle info tarbija, kui ta selle kätte saab. Ajakirjandus ka töötleb seda infot. Ta puhastab andmeid näiteks, tõlgendab neid, annab neile mingi uue konteksti juurde, kontrollib neid ja alles siis teeb nad avalikkusele kättesaadavaks. Selles mõttes ajakirjandus toimib teatud mõttes filtrina. Kui me aga teeme sama info kättesaadavaks otse, näiteks paneme mingid andmed oma veebilehele üles kogu üldsusele, siis seda filtrit tavaliselt ei ole. Jah, riik ise või siis konkreetsel juhul, kes iganes asutus oli, kes need andmed üles paneb, peaks ka toimima mingis mõttes filtrina, aga see on piiratud. Ja kui sellised andmed on kõigile kättesaadavaks tehtud, siis inimesed võivad neid andmeid valesti tõlgendada, neid kontekstist välja võtta ja teha ka nende põhjal ekslikke järeldusi. Ja siit me jõuame ka tänapäeva tehnoloogiliste võimaluste juurde. Küsimus ei ole ainult selles, et üks asutus on mingid andmed kättesaadavaks teinud. Me kõik teeme igapäevaselt väga palju andmeid kättesaadavaks ja neid on täna võimalik ka väga lihtsalt kokku panna. Nii et kui isegi ühe asutuse poolt üles pandav info võib näida esmapilgalt täitsa kahjutu, siis ka mõned üksikud andmestikud, andmed, väljad, mis seal on, võivad teise infoga kokku pandes anda tulemuse, mis võib olla väga kahjulik, väga tundlik ja tekitada nii julgeolekuriske kui ka privaatsusriske. Seega on alati küsimus selles, kellele, mis kujul, millise eesmärgiga ja ka millise tagajärjega me seda infot avalikuks teeme. Riigi vaatest võin öelda, et ajakirjanikul avaldamisel on nii-öelda lihtsam seda kättesaadavaks teha, sest ajakirjanikel on ka vastutus, neil on kutse-eetika. Kui me selle lihtsalt üldsusele kättesaadavaks teeme, siis seda ei ole ja me seda mõju ei oska sageli ette ennustada. Nii et seetõttu võib ka olla teinekord nii-öelda erinev lähenemine, et ajakirjandusel on põhjendatud infot anda, aga igaühele mitte. Ja see ei ole nii-öelda siis niisugune nagu pelk fakt nüüd ajakirjanduse eelistamiseks. Pigem on see, et siin tuleb hinnata erinevaid riske ja siis kontekstipõhiselt ka neid valikuid teha. Julgeolek. Julgeolekut juba korraks mainisin. Julgeolek on viimastel aastatel muutunud aina olulisemaks. Õiguskantsler Ülle Madise on ka aeg-ajalt öelnud, et meil on viimasel aastatel tekkinud selline julgeolekustamise fenomen, et julgeoleku argument sobib peaaegu igaks järgnevaks seaduse muudatuseks. Ja eks siin ongi see pingekoht, et ühelt poolt, kui ma räägin avalikkusest, siis ühiskonnas ongi tugev ootus, et riigi tegevus oleks võimalikult läbipaistev ja avalik. See on demokraatia üks keskne osa. Siis on võimalik ka riigi tegevust kontrollida. Aga vaadates ka viimaste aastate sündmusi, siis on ka riigil teist poolt, see on mündi teine pool, et me peame kaitsma ka samal ajal seda teavet. Ja vaatama, et see teave ei õõnestaks riigi julgeolekut ja meie igaühe julgeolekut. Nii et eks siin on ka teinekord näha võib-olla ajakirjanduse poolt selliseid huvitavaid vastandlikke hetki, et ühelt poolt öeldakse, et riik teeb infot liiga vähe avalikuks ja teiselt poolt heidetakse ette, et miks me sellist infot avalikuks teeme, et see omakorda toob kaasa näiteks julgeolekuriske. Aga nii nagu ka siin eelneva teemapüstituse puhul, siis ka siin aina rohkem peame me hindama seda, millist infot, millises mahus ja kellele, mis eesmärgil on vaja siis kättesaadavaks teha. Et me peame kogu aeg seda kompassi jälgima, mis see kontekst on, meil ei ole enam võimalik sellist kivisse raiutud kaarti ette võtta ja öelda, et selle järgi tegutseme, reeglid on paigas ja see kehtib järgmised 50 aastat. Et väga palju on üksikjuhtumid põhist otsustamist.
Avaandmed. Ja siin tuleb väga tugevalt esile just nimelt avaandmed versus ka isikuandmed ja nende vaheline tasakaal. Avaandmed pakuvad väga palju võimalusi ennekõike ettevõtjatele arendada nende pinnalt uusi teenuseid, tuua majandusse kasu, tulu. Teisalt taas nad avalikustavad riigi tegevust, loovad läbipaistvust, võivad vähendada korruptsiooni, loodetavasti ka suurendavad usaldust riigi vastu. Aga nagu ma siin juba alguse poolega juhtisin tähelepanu, siis avaandmete puhul on veel suurem risk, et kui me näiteks äriregistris teeme väga suure hulga andmeid avaandmetena kättesaadavaks, me teeme ka ehitisregistrist väga palju andmeid avaandmetena kättesaadavaks, rahvastikuregistrist ja nii edasi, siis mida rohkem neid andmeid on, mida detailsemad nad on, seda kergem on neid tänapäeval ka kokku viia, profileerida, väärkasutada ja siis ka inimesi tuvastada ja meie privaatsust rikkuda. Ja Eesti kontekstis, kui me oleme väike riik, siis paratamatu on see riive väga suur, et isegi kui andmed esialgu tunduvad anonüümsed. Kas siin on mingisugune universaalne lahendus? Ei ole, aga ma arvan, et praegu ei ole ühtegi riigiasutust, kes tegelikult nendeks avaandmete ja julgeoleku ja privaatsuse kontekstis ei hindaks, mõeldes ka siin mõnedele ajakirjanduse poolt esile toodud markantsematele juhtumitele, et ega me ei ole ühte poolt liiga palju teinud kättesaadavaks, aga samas, et me ei tormaks kohe ka nende kõike kinni panema, mis on teistpidi kontraproduktiivne. Tõmban sellega praegu siis selle avalikkuse ja avaliku teabe teemadele joone alla ja käsitlen ka omalt poolt natuke siis tehisaru ja autoriõiguse teemasid. Et võib-olla kõige esimene selline printsiip, mida alati tasuks silmas pidada, on see, et autoriõigus ju tehisaru ei reguleeri. Et autoriõigus on mõeldud autori kaitseks ja muuhulgas siis ka lisaks sellele reguleerima, et kuidas kõik ülejäänud saaksid seda kaitstud teost siis ka kasutada. Kui me räägime tehisarust, siis autoriõiguse küsimus tekib siis, kui siis selle tehisaru mudeli kas treenimisel või kasutamisel kasutatakse autoriõigusega kaitstud sisu. Ja et autoriõigus loomulikult ei ole paraku kõige lihtsam õigusvaldkond, et me ei räägi lihtsalt ühest autorist. Et siin Aleksei tõi ka juba eelnevalt välja, et neid kihte on väga palju. Meil on uudised, meil on tekstid, meil on fotod, meil on video, meil on muusika. Seal ei ole ainult autorid, seal on ka teised õiguste omajad. Me räägime kirjastajatest, esitajatest, fonogrammitootjatest, andmebaasi tegijatest ja nii edasi. Ja neil kõigil on oma kiht õigusi. Ja selle kõigega tuleb arvestada ka kontekstis, kui me räägime tehisarust. Ja vaadates Martini poole, siis see teebki keeruliseks, kui tahta siis teha teadust või ka arendada keeletehnoloogiat. Ja võib-olla siis veel üks väike selline selgitus teemal tehisaru, mudel versus teenus, treenimine versus kasutamine. Et kui me räägime ka autoriõigust, siis on oluline siin mõningaid printsiipe eristada. Et ühelt poolt on see tehisaru mudel ja teiselt poolt on meil näiteks siis rakendused või juturobotid, mis pärast seda tehisaru mudelit kasutavad. Neid teenuseid võib olla hiljem mitu, see ei pruugi olla ainult siis selline levinud juturobot. Ja autoriõiguse mõttes võtmetähtsusega on ennekõike siis see tehisaru elutsükli algusjärk. See, kus me treenime seda mudelit. Ja see nii-öelda kopeerimine toimubki ennekõike seal treenimise algfaasides, andmete kogumisel, eeltöötlusel ja autoriõiguse mõttes me räägime seal siis reprodutseerimise õigustest. See kõik lihtsustatult kõik kõlab väga lihtsana. Tegelikkuses ta nii lihtne ei ole, muidu me ju juristidena jääksime ka võib-olla oma tööst ilma, Alekseil poleks ka millest teaduses kirjutada. Et juristid alles vaidlevad ka nendel teemadel, et kus siis need piirid siin jooksevad ja vaidlusi on siis nii õigusteaduslikke kui ka tegelikult ka kohtuvaidlusi on sellel teemal käimas. Kui
Kuna nüüd nendest viisidest, kuidas siis tehisaru treenimisel üldse saaks kaitstud teoseid kaitsta, oli juba siin ka juttu, et see kõige lihtsam viis on alati see, et autor annab nõusoleku, saad litsentsi, lepid täpsemad tingimused litsentsilepinguga kokku. Aga tehisaru treenimise puhul me räägime ikkagi ennekõike sellest vabakasutuse erandist, teksti ja andmekaeve erandist, mis tuleb meile siis Euroopa Liidu õigusest, aga on üle võetud ka meie enda Eesti autoriõiguse seadusesse. Ja ma ei hakka ka omakorda minema liiga detaili, millised need võimalused seal on, aga printsiibis on siis jah 2 teed. Et ühelt poolt me räägime teaduse eesmärkidel sellest andmekaeve erandist ja teiselt poolt me räägime siis üldisel eesmärgil, rohkem ärilisel eesmärgil nende kasutamisest. Teadusuuringu eesmärk on relevantsem, kui me siin mõtleme siis keeletehnoloogia küsimustele, mis siin ka varem läbi käisid. Ja tahaksin rõhutada ennekõike seda, et need erandid ei ole mingisugune lihtne vaba pääse, mis annavadki siis võimaluse tehisarumudelite treenimisel teoseid kasutada, andmeid kasutada. Seal on mitmeid kihilisi tingimusi, näiteks peab olema sellele kasutavatele materjalile seaduslik juurdepääs, tohib kasutada neid teoseid siis ikkagi ainult sellele eesmärgil, näiteks teaduseks, ja seda koopiaid tuleb ka siis pärast turvaliselt säilitada ja kui eesmärki enam ei ole, paraku tuleb ka nendest loobuda ja kustutada. Nii et kuna seda vabapääset ei ole, siis võib mõelda, et kas see vabapääse peaks olema, et kui Martin ühel oma slaidi pealkirjaks pani selle, et takistused andmete kasutamisel, siis ütleks nii, et ühele takistus, aga teisele võib see olla meie kõigi privaatsuse kaitseks või autori tema teose kaitseks. Nii et küsimus on vast pigem see, kus on see tasakaalupunkt. Ja põgusalt mainin ära ka veel siis selle teema, et kui ma siin mainisin praegu tehisaru treenimisel kasutatavaid teoseid, mis on see põhiraskuskese, kus siis see algne tuumprobleem pihta hakkab, aga kui me räägime juba siis nüüd tehisaru kasutamisest, neid teenustest, siis seal tekib uus kiht autoriõiguse küsimusi. Kui ma kirjutan mingi viiba, prompti ja mulle see tehisaru siis genereerib vastuseid, siis on see väljund võib iga kord olla uus, eriline ja ka autoriõigu vaatest võib ta iga kord tekitada uusi küsimusi. Ja kuidas sa siis selle vastuse puhul seal hindad? Esiteks, kas väljund reprodutseerib siis kaitstud materjali? Kas nii-öelda uus teos siis tehakse üldsusele kättesaadavaks? Ja kui see vastabki kõigile nende tingimustele, kes siis vastutab? Kas mina, kes ma selle viiba alusel siis nii-öelda genereerisin selle uue või kopeeritud teose, või siis vastutab hoopis see teenusepakkuja? Või siis see, kes algselt treenis ja välja arendas selle mudeli. Taaskord pean ütlema, et ega vastust sellele veel ei ole. Nende teemade üle arutavad mitte siis ainult Euroopas, kõik juristid ka üle maailma, kohtuvaidlusi on mitmeid. Võib-olla lihtsalt ühe mainin ära, et parajasti Euroopa kohtus on üks Ungarist alguse saanud kohtuasi, mis puudutab siis just nimelt meediaettevõtet nimega Like, ja nemad on siis vaidlustanud Google ja Google Gemini tegevuse, et see siis vastus või väljund, mida genereeriti, kattus nende hinnangu liigselt siis nende enda ajakirjandusliku väljaande, nende veebilehe sisuga. Kui hästi läheb, siis selle aasta sügisel võiksin oodata kohtujuristi arvamust. Nii et see on väga dünaamiline valdkond ja siin võib lähiajal tulla palju huvitavaid kohtuotsuseid. Aga võtaksingi need 2 teemat kokku. Ma juba eelnevalt mainisin mitu korda, et küsimus on tegelikult tasakaalus. Autoriõiguse vaatest, kus on see tasakaalupunkt siis see avalik huvi, me tahame, et eesti keel ja kultuur säiliks, et me saaksime digitaliseerida eesti keeletehnoloogiat arendada, aga teisel pool on kõik need autorid, mis on minu motivatsioon olla autor ja luua neid teoseid. Kui me mõtleme avaliku teabe, privaatsuse, siis kus on see tasakaal läbipaistvuse, riigi tegevuse läbipaistvuse või ka siis ettevõtluse soodustamise, aga teiselt poolt meie kõigi privaatsuse vahel. Ja samamoodi avatus versus turvalisus, aina aktuaalsem.
Ja see tasakaal nihkub kogu aeg ajas ja riigi vaatest on see suht keeruline. Et kuidas siis igal ajahetkel õigesti seda pakku tabada, et nüüd siin on see tasakaalupunkt. Nii et see ei ole selline lõplik punkt, mida me suudaksimegi saavutada, vaid pidev teekond ja selles suhtes meedial ja ajakirjandusel on siin oma oluline roll täita, et aidata seda pakku paremini tabada. Aga sellega ma lõpetan ja saame vast juba siis jätkata paneelis. Suur tänu! Nii aplaus on väga õige koha peal.